Nii, õpilane tõi mulle sellise toreda rebase, kes on tegelikult helkur. Jumal tänatud, et eestikeelse, jah. Siis ma hakkasin mõtlema, Hiinas on need rebase vaimud, need libarebased, midagi tihti sellised kahtlasemat sorti naisserahvad, aga vähemalt surematud. Ja Hispaanias on see emarebane Zorra, eks ju, see on nagu ka lirva või selline solvang nagu põhimõtteliselt ongi solvang, jah. Ja lisaks sellele, et Z-tähega algab ka, nii et loodame, et kapo ei oska hispaania keelt, muidu ma äkki rikun siin praegu seadust. Keelatud täht, eks ju. Jah. Ilus ilm, lumemees. See Ramon Lulli raamat, mida ma rääkisin, seal oli ka peategelane, oli rebane. Aga ta oli naissoost ja ta oli kuninga vasall. Ja see on huvitav, sest keskajal tegelikult paljud ajavad jama, et naistel oli vähe õigusega. Mitte päris. Kuri tegelane oli ka. Ja tal oli selle originaalis oli nimes sama see NA, eks see NA, mis oli mul, kui ma oli see terviseklubi kaart oli Kataloonias. Ka viisakas kaart oli mul, viisakas kaart. Kuigi ma ei ole kuninga vasall kahjuks või õnneks, ma ei tea. Aga lumi on väga kehaline kogemus, sõlmed jäävad kohe väga tuimaks. Ja seda gnostitsismi on igal pool liiga palju viimasel ajal. Et inimesed on kuidagi irdunud sellest kehalisusest nii palju. Ainult üks narratiiv, kosmoses hõljuv narratiiv järgneb teisele. Küsisin selle chat GPT käest, et kas selline keeleteadus, kus räägitakse, et keel ei ole kuidagi suhestu millegagi. Ei mingi rahvusega, kultuuri, aga ma ei tea üldse mitte millegagi suhestu, lihtsalt nagu hõljub kosmoses ringi kehatuna. Et kas see on ka gnostitsism ja chat GPT ütles, et põhimõtteliselt on küll, jah. Nagu matemaatikagi, jah. Chomsky võid olema keeleteaduse suur gnostik. Oot. Aga jah, ilma kehalisusest, jah, on kuidagi see elu kuidagi väga vale. Nii, ja mul ongi juba kehalisusest rääkides, ongi mul üks käsi täiesti tundetuks juba läinud, nii et aitab lobast jälle.